Shalom ja tere tulemast tagasi Iisraeli koos Alinega. Täna oleme Jeruusalemmas ja räägime 10 asjast, mida te ei tohiks Iisraelis teha, et oma reisi maksimaalselt nautida ja mitte sattuda ebameeldivustesse. Kui olete valmis, siis alustame. Number 1. Ärge kartke sõdureid. Enamik neist on noored Iisraeli sõdurid vanuses 18 kuni 22 aastat, kes on kohustuslikus ajateenistuses. Tegelikult, kui te küsite, siis mõned neist teevad teiega isegi pilti. Küsime siin, kas keegi teeb minuga pilti. Lähme. Tere, kas sa saad meiega pilti teha? Kes tahab pilti teha? Teedi Brasiilia. Meie teine ei on mitte sobimatult riietuda. Mida see tegelikult tähendab? Igapäevaelus Iisraelis võite riietuda nii, nagu soovite, kuid kui külastate pühasid ja religioosseid paiku, siis tuleb riietuda tagasihoidlikumalt. Tegelikult tuleb kristlikes paikades katta õlad ja põlved. See tähendab, et lühikeste varrukatega särk ja pikad püksid või pikk seelik nii meestele kui naistele on piisav. Kui minna juudi paikadesse, tuleb meestel ka pea katta, näiteks kuningas Taaveti haual ja nutumüüril. Lahe on see, et seal kohapeal saab laenata peakatet, nii et lihtsalt võta sealt laenatud peakatet. Ja koht, kus riietusreeglid on natuke rangemad, on moslemi paigad, kus naised peavad tõesti juuksed katma ja kandma pikkade varrukatega riideid. Seega, austame Iisraeli pühasid paiku ja riietume sobivalt. 3. punkt. Ärge pileerige end enne surnumere minekut. Miks? Sest surnumere sool on väga kontsentreeritud ja see paneb kõik haavad nahal kipitama. Nii et, kui te eemaldate mõnelt kehaosalt karvu samal päeval või eelmisel päeval, siis see kogemus ei ole sugugi meeldiv. Seega karvu eemaldada 2-3 päeva enne surnumere külastust. 4. punkt. Ärge unustage turgudel kaubelda. Siin on, sõbrad, kauplemise kunst 1000 aastaid vana. Ja te näete siin kõiki neid poode, peaaegu mitte millegil pole hinda juures. Tulge siis, küsige hinda ja kaubelge, sest nii saate asjad palju odavamalt kätte. See kehtib turgude kohta, aga mitte igal pool ei saa kaubelda. Pidage siis meeles, et turgudel saab tõesti kaubelda, aga poodides, eriti nendes, kus hinnad on juba märgitud, on see palju raskem, kuid proovida ju võib alati. 5. punkt. Ärge unustage šabati, laupäeva, juudi puhkepäeva. Siin Iisraelis on nädalavahetus reedel ja laupäeval. Ja seetõttu on reede päikeseloojangust kuni laupäeva päikeseloojanguni enamik kohti Iisraelis suletud. Näiteks kaubanduskeskused, poed, mõned restoranid ja isegi ühistransport ei tööta. Seega, kui te tulete Iisraeli, planeerige oma laupäev väga hoolikalt, et ei satuks ebameeldivasse olukorda ega jõuaks suletud kohta. Seega, planeerige laupäevaks näiteks kristlike paikade külastamist. Kui te soovite külastada Palestiina omavalitsust või Surnumerd, otsige mõni koht, mis on kindlasti avatud ja töötab. Ja siin, kallid Iisraelis, on pühapäev nädala esimene päev, nii et pühapäeval on juba kõik taas avatud ja hakkab jälle tööle. Number 6. Ärge suhtuge kohalike religioonide vastu lugupidamatult. Iisraeli maa on püha kristlastele, moslemitele ja juutidele ning siin elab palju usklikke inimesi. Nagu me juba alguses mainisime, siis religioossetesse paikadesse minnes tuleb kanda sobivaid riideid. Samuti ei tohi juudi pühapaikades laupäeval pilte teha, ei kohtadest ega ortodoksetest inimestest. Ja ka suur osa usklikust elanikkonnast ei puuduta vastassugupoolt. Nii et kui te näete Iisraelis usklikku inimest,
siis ärge kohe minge kätt andma või kallistama, vaid öelge eemalt shalom või küsige enne, kas tohib. On väga oluline, et ka kohalik elanikkond oleks õnnelik. Inimestele meeldivad siin turistid väga, nii et austame ka kohalikku rahvast. Lähme edasi. Seitsmes punkt. Vältige tänavalt taksode võtmist. Paljud taksojuhid siin Iisraelis võivad turistide nähes küsida palju kõrgemat hinda. Seega, vältige seda ebamugavust ja tellige taksorakenduse kaudu. Siin Iisraelis on mitu takso tellimise rakendust, nende hulgas Get. Neile, kes on Brasiilias harjunud Uberit kasutama, kahjuks Uber siin Iisraelis ei tööta. Kui te kutsute Uberi rakenduse kaudu, tuleb kohale takso ja väga vähesed taksod on seal registreeritud, seega ma tõesti soovitan kasutada Geti. Kaheksas punkt. Ära jäta kõike viimasele hetkele. Kui sa korraldad oma reisi Iisraeli, siis planeeri asjad mitu kuud ette. Miks? Sest kui sa tahad tulla reisigrupiga, siis veendu, et sinu soovitud karavanis on koht olemas. Ja kui sa otsustad ise tulla ja eelnevalt organiseerida, siis saad broneerida selle giidi, keda soovid ning hotelli paremate hindade ja parema saadavusega. Nii et kallid inimesed, korraldame kõik võimalikult varakult ära. 9. punkt. Ärge unustage jootraha anda. Iisraelis on palju restorane ja palju maitsvat toitu. Aga siin on tavaks pärast sööki jätta 10–12% jootraha. Loomulikult ainult siis, kui teenindus teile meeldis. 10. punkt. Ära unusta mälestuspäevi. Meil on neid Iisraelis aasta jooksul 2. Üks neist on holokausti ohvrite mälestuspäev. Teine on terrorismi ohvrite ja langenud sõdurite mälestuspäev. Need on leinapäevad ja selle päeva jooksul kõlab sireen ning kogu riik jääb seisma. Kui te olete neil kuupäevadel Iisraelis, siis austage ka siin Iisraeli ja selle ohvrite traditsiooni. Ja kes soovib teada kuupäevi, need on nüüd siin üleval kirjas. Ja nüüd tahan ma teid kutsuda osalema kanali Israel,Aline grupireisil, kus ma olen samuti giidiks. Kogu info ja hinnad leiate meie kodulehelt www.israel,aline.com.pr. Link on siin kirjelduses ja ka esimeses kommentaaris. Suur musi, kohtume siin YouTube'is ja ka siin Iisraelis.